tere! Meie järjekordne ühispraktika. Kohe vaatan, kas ma olen laivis. Ja siis saame pihta hakata 229. praktikaga. Jaa, ma olen küll. Väga tore. Ja tänane praktika on siis Deeper Mindfulnessi programmist esimene praktika, esimese nädala praktika. Ja selles praktikas me toome tähelepanu erinevatele tähelepanuankrutele. Ja kui ma ise seda harjutust teen, siis on see nagu tõesti nii tunda, kuidas see mõjutab seisundit. No tegelikult nagu iga, eks ole, teaduloleku praktika. Aga just nagu see harjutamine, see treenimise osa kuidagi, see praktika toob see nagu minu jaoks eriti välja. Ja ta on mõnes mõttes võib-olla ka põnevam kui selline ühe ankruga tähelepanu hoidmise harjutus. Nii et läheme teele. Ja esimese asjana märka oma keha asendit ja säti oma keha natuke nii, et sul oleks mõnus. Nii mõnus kui praegusel hetkel võimalik. Nii et tee võib-olla isegi mõned õlaringid, mõni pearing, et keha saaks leida endale mõnusa asendi. Vaata üle, kui sa istud oma alaselg, et see ei oleks liiga nõgus. Kas jalad toetuvad vastu põrandat mõnusalt, toetatult. Kui oled võib-olla rätsepaistmes, lootuse või poollootuse asendis. Tunneta, kas võib-olla on hea toetada enda põlvi. Ja kui oled pikali, siis säti ennast mõnusalt ühele joonele, selg ja kael. Tunneta, võib-olla on su silmad juba sulgunud, aga tunneta, kuidas sul on parem teha. Silmad kinni või leides pilgule koht, kus pilk saab puhata. Ja luba oma tähelepanul iseendasse koonduda. Märka, kuidas sa järk-järgult hakkad võib-olla rohkem märkama enda kehas olevaid aistinguid ja enda sisemist seisundit. Hingamist. Ja tunneta mõne hetke vältel, kuidas on olla praeguses hetkes. Iseennast kogemas. Võib-olla tajud elusust endas. Võib-olla mingeid emotsioone või mõtteid. Ja tõesti võid nii hästi kui võimalik lubada kõigel olla, nagu ta on. Ka ebamugavusel. Ja samas kogedes ka seda, kui kusagil on tõesti ka mõnus. Et kõik on teretulnud. Nii see, mis on ebameeldiv, kui ka see, mis on meeldiv ja neutraalne. Võib-olla tahad naeratada iseendale. Kasutan seda tihti selleks, et anda oma kehale, oma sisemusele märku, et olen iseenda jaoks olemas. On turvaline olla kohal, praegu ei ole vaja midagi teha. Võib lõdvestuda. Lihtsalt olla. Ja nüüd kutsun sind tooma oma tähelepanu oma jalalabadele. Ja ole uudishimulik märkamaks, milliseid aistinguid sa saad siin eristada, kogeda. Millised ennast sulle näitavad, kui sa lubad oma tähelepanul siia koonduda.
on elusus jalalabades, kokkupuude põrandaga või õhuga, sokkidega. Edasi kutsun sind märkama oma keha toetuspinda. Kui lamad, siis on see võib-olla päris suur. Istudes on see toetuspind kokkupuude tooli või muu istumise alusega. Ja taju seda toetatuse tunnet. Ja võib-olla mingil hetkel märkad, kuidas mõtted lähevad võib-olla millegagi kaasa, hakkavad midagi arutlema. Kui seda märkad, siis see ongi see treeningu koht. Võid ennast tõepoolest õnnitleda, mõttes, ahaa. Ja siis tulla tagasi oma keha toetuspinna märkamise juurde. Märgates oma kogemuse erinevaid nüansse. Mida on võimalik praegu eristada, võib-olla mingit survetunnet. Võib-olla see spetsiifiline kokkupuute aisting, võib-olla kangaga, riietega. Võib-olla veel midagi. Võib-olla on taas vaja tähelepanu tagasi tuua. Ja siis kutsun sind märkama oma käelabasid, lubades muul jääda tagaplaanile. Uurides käelabades olevaid aistinguid. Võib-olla kokkupuude reitega või toetuspinnaga. Võib-olla mingid sisemised tukslemised või selline värelus. Võib-olla rahutunne kätes. Võib-olla väsimus. Ja nüüd kutsun sind taas vahetama oma tähelepanu ankrut ja märkama oma hingamist. Võib-olla leides ühe koha, kus on hingamist kõige lihtsam jälgida, kõige meeldivam jälgida. Või võib-olla märgates, uurides hingamist laiemalt kogu selle ruumis.
tee just nii, nagu sulle on praegu kergemini kättesaadav. ja selline tasane uudishimu võib olla abiks, et tõesti märgata, uurida hingamist, olla sellega ühenduses. võib-olla märgates ka hingamiste, hingetõmmete vahelisi pause. ja nüüd tunneta, kuidas sa soovid jätkata, kus on sul praegusel hetkel võib-olla kõige selline loomulikum ankur sinu tähelepanu jaoks või kõige huvitavam või see, mis on sinu jaoks võõram. nii et vali nüüd ise järgmiste hetkede jaoks enda tähelepanu ankur, tähelepanu fookuskoht. ja luba endal lõdvestunult olla keskendunud just sinna. olles selle kohaga ühenduses. uurivalt ja heasoovlikult. ja siis püsides tähelepanuga selle fookuskoha juures, lubama tähelepanul ühtlasi ka laieneda kogu kehale. nii et sul on tõesti selline tähelepanu ankur, aga sul on ka avaram tähelepanu. märgates ennast. märka ka enda sisemist seisundit, selle harjutuse mõju sulle. võib-olla on seisundis natukene rohkem selgust või rahu. või võib-olla on see sisemine mingi rahutus või ärevus nagu rohkem ära tuntud. ja siis, kui su silmad olid suletud, siis kutsun sind neid tasapisi lahti tegema, andes endale aega üleminekuks, aga natuke mõni hetk jätkates veel selles suunatud tähelepanus, et üks osa tähelepanust on sinu valitud ankrul, fookuskohal, ja ülejäänud osa tähelepanust on selline avar, pehme tähelepanu. anna endale aega ümbruse vastuvõtmiseks ja selle uskuse, et hoiad oma tähelepanu integreerimiseks, siis
rohkem tavapärasesse olekusse. Ja jätkates enda tähelepanu hoidmist ühel kohal ja märgates ka enda sisemist seisundit, vaata natukene ringi enda ümber. Niimoodi, et sa jaotad enda tähelepanu pehmusega. Märgates tähelepanu fookust ja märgates ennast ja märgates ruumi enda ümber. Teadvusta, kuidas see kogemus on sinu jaoks. Ja lõpetuseks võid veel korraks silmad kinni panna, kui see on sulle mugav, või langetada pilgu ja ennast märgata. Võib-olla tahad kuidagi seda markeerida enda jaoks, et näed, ma võtsingi enda jaoks aega, öelda võib-olla mõne tunnustava sõna endale või sellise sisemise hoiakuga seda tähistada või puudutusega. Võib-olla vajad veel midagi sellise lõpetatuse tunde jaoks. Siis võid ennast natukene võib-olla sirutada. Ja aitäh sulle kaasas olemise eest ja kutsun sind ka oma kogemust jagama kommentaarides. Ja mõnusat päeva jätku sulle!